No nii, lähme tripime siis. Lähme tripime. Alustame siis oma nii-öelda vlogiseeriat siit nõost. On 16. juuli ja kell on vist 3 natuke läbi. 15.22 ja lähme tripime. Esialgu on plaan siis veel Viljandis ka lähedustega hüvasti nii-öelda jätta või mitte hüvasti, aga ikkagi tšau öelda. Ja ööseks ikkagi prooviks jõuda juba Lätti ja lähmegi siis Viljandi kaudu sealt mere äärt pidi, et üle Ikla piiri. Jah. Lähme tripime. Lähme sõidame. Lähme tripime. Don't overthink things, baby, 'cause I know that you do. You've been a stranger lately, and I know that's not you. Easy come, easy go, no need to fight about it. Ütleme nii, et see reisi algus ei olnud üldse selline, nagu me oleksime oodanud. Tulime siis meie Viljandisse ära ja kohe, kui me MC juurde hoovi sisse hakkasime keerama, siis auto otsustas, et ta ei tee meiega enam koostööd. Mingi rihm lendas ära. Täpsemalt isegi ei tea, mis seal viga on praegu. Täna on pühapäev, ehk siis täna meil ei ole midagi kuskil teha. Homme hommikuks saime remondi aja. Vaatame siis täpsemalt, kaua selle remontimisega läheb. Hea on, et ta küll veel Eestis ja siin läks, et ega ei oskagi mitte midagi öelda. Seiklusime tahtsime, seiklusime saime. On nüüd 4 päeva möödas viimasest klipist, kui buss siis pühapäeva õhtul treileri peal läks meil remondi töökotta ootama esmaspäeva. Esmaspäeval selgus, et kõik ei olegi nii ilus, kui lootsime alguses. Et mis seal kõik kokku nüüd vahetati lõpuks siis? Vahetati välja rihmaseibid, kaasa arvatud roolivõimu rihmaseibid ja mootori otsakate. Ühesõnaga, ja oligi lõpuks see, et ühes töökojas võeti meid niigi vahele juba. See tähendas seda, et ta ei saanud, kui sealt tuli veel uusi vigu välja, siis ta kõiki ei saanud seal ise ei jõudnud lihtsalt ajaliselt ära vahetada. Seetõttu pidime minema teise töökotta ja ootasimegi nüüd siis neljapäevani aega, et saaks lõpuks kõik ära vahetatud. Ja ongi nüüd siis neljapäev. Mõtlesime, et teeme siis uue katse. Kell on praegu hakkab vist isegi 5 saama vaikselt juba. Pool viis. Ja me hakkame Viljandist liikuma uuesti siis Ikla kaudu Riiga ja Riias ilmselt toidupoodi ja siis vaatame edasi, kuhu me õhtu lõpuks maandume, kus me ööbime. Lähme tripime. Lähme tripime. Easy come, easy go, no need to fight about it. Easy come, easy go, no stress, I'm good without it. Easy come, easy go, let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. Me tegime nüüd peatuse Lätis Depos ja käisime, ostsime pukseerimiseks siis köie, sest et meil seda enne ei olnud, nagu pühapäeval selgus ja me ei tahaks, et sama olukord uuesti korduks. Ehk siis me oleme nüüd Riiast mingi 10 kilomeetrit umbes ja lähme Riiga toidupoodi ja siis juba vaatame edasi, kuhu ööseks saab jääda. Tulime nüüd Juurmalaranda pikniku pidama päikeseloojangu ajaks ja veidi lennutame ilmselt siin drooni ja sööme õhtust ja siis lähme otsime juba meile ööbimiskoha. Teate, me otsustasimegi oma esimese õhtu veeta Juurmala rannas.
see parkla tundub täiesti tasuta. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, et selline mingi rannaparkla täiesti tasuta on, aga silt on ainult parkla ja kasutame võimalust. Seal taga on 2 kämperit veel, nii et me ei ole ka ainsad siin parklas, tundub täitsa talutav, võib-olla natuke müürarikas ja ei ole siuke looduse keskel, aga meil on siit hommikul väga mõnus minna Rappa, mingi 30 kilomeetrit või 30 minutit ja mõnus merekohin ja mida muud tegelikult tahta. Tere varahommikut siit Kemeri rahvuspargist, Kemeri rabast, kuhu koha oleme ka suundumas ja sõitsime just siis Jurmalast siia. Öösel siis vahetasimegi nii-öelda majutuskohta, ehk siis kell 4 oli äratuskell ja sõitsime Kemeri Rappa, et vaadata päikesetõusu. Mega ilus udune raba hommik oli, mida absoluutselt ei osanud tegelikult oodata. Nüüd me oleme ühesõnaga jõudnud Riiga, parkisime ennast ühe kaubanduskeskuse parklasse ära ja siit siis lähme kogukatega ilmselt korraga vanalinna peale, kuigi oleme seal 1000 korda ka käinud, aga ikkagi võiks vist korra vaadata, kui juba siin oleme. Mitte nii pikk, 3 tundi ootab meid ees. Võib-olla tegelikult natuke isegi